tere tulemast Eesti noortekirjanduse lehele, käimas on noortekirjanduse kevade intervjuude sari ja täna on külas Janno Puusepp. tere, Janno! tere. Vaatasin sinu loomingu nimekirja ja auhindade nimekirja ja see on meeletult pikk. Sa oled olnud väga produktiivne. Kas ma siit saan järeldada, et see kirjutamise asi on sul olnud juba väga varasest lapsepõlvest, et sa juba alguses teadsid, et sa tahad ennast Kusjuures, väljendada kirjalikult näiteks? kusjuures jaa, sest ma hakkasin umbes 4-aastaselt lugema ja meil oli sihuke hästi suur kuhi Nõukogude kirjandust, mis oli kuskilt, ma ei tea, kas siis tasuta saadud või odava hinnaga või kuna ma siin talumajas elasin, siin ümbruskonnas ei olnud eriti palju äh, minuvanuseid inimesi, siis lihtsalt juhtus niimoodi, et ma lugesin hästi palju ja ma tean, et ma enne kui ma korralikult kirjutama õppisin kuskil äkki 5-aastaselt või 6-aastaselt, ma kirjutasin ühe raamatu Pardipojast, mis oli lihtsalt kuidas öelda siis, mingid jooned ja sigri-migri ja ema köitis selle kokku paelaga ja, ja siis juhtus ja see on mu esimene raamat nii-öelda. aga kust see sai, ega seda keegi lugeda ei osanud peale minu. Äh, et kuhu see sai, seda ma ei tea, aga jah, et mul see kirjutamise tung on olnud päris kaua, jah. no kust sa seda inspiratsiooni saad, et noh, arvestades, et nii palju lugusid, et seda peab olema nagu päris palju, noh, neid mõtteid, kust need tulevad sulle? Äh, see hea küsimus. Ma olen lapsest saati olnud selline hästi unistaja, unistaja inimene ja, ja ma arvan, et need ideed ja mõtted tulevad nagu elust enesest. Et praegu ma või noh, siin viimased äkki 5 või 6 aastat olen ma kirjutanud minutikirjutisi, mis on sellised lühiformid peamiselt Facebooki. Need tulevadki lihtsalt mingi väike inspiratsioon mingist lausejupist või situatsioonist või sellisest mis iganes asjadest, mida saab põhimõtteliselt kas humoorikalt väljendada või emotsiooni pealt väljendada. Ja väga palju ideesid tuleb mul unes. Et, midagi sellist, aga kõik asjad, mis ma kirjutan, need tulevad ikka päris elu pealt. ma just mõtlesin, et unes väga tihti inimesed ei näe unenägusid, kuidas sinu omad on, sellised 3D Mul on ägedad, värvilised või erinevad või? väga seikluslikud uned ja mulle jäävad nad meelde ka, et ma oma unesid väga-väga naudin, mida ma näen, et sealt saan väga palju ideesid iseenesest. ega sul ei ole unenäopäevikut? Ma isegi mingi aeg üritasin pidada, mul on selline märkmik, et kui midagi hästi head näen unes, et siis ma kriban kähku üles, sest et lõunaks on juba niimoodi pool läinud. mul on ma olen natuke liiga laisk. Ma vahepeal olen üles kirjutanud, aga sihukest eraldi unenäopäevikut mul ei ole. Kahjuks tegelikult võiks olla, sest materjali nagu oleks. Kuigi unenägudega on see häda, et vähemalt minul on nad nii keerulised, jääb nagu noh, kuidagi kahvatuks, kui üles kirjutada. Sa ütlesid, et sinu inspiratsioon tuleb unenägudest ja tuleb päriselust. Et mis on sinu lemmikžanr kirjutamiseks ja lugemiseks, et unenägude pealt võiks arvata, et see on fantaasia, aga kas on? Minu lemmikžanr on komöödia või huumor, eriti must huumor. Mulle väga meeldib näiteks Terry Pratchett või sellised sinnakanti, et natuke fantaasiat, aga peamiselt mulle meeldib. Keegi just hiljuti ütles, et, et Jannole meeldib
ehitada ilusaid asju üles ja siis need ära lõhkuda. Mulle just meeldib sihuke koomilised situatsioonid elus ja selline kuiv huumor meeldib mulle. naljakas, et sa ütled, mul on just siin kukla taga on terve riiulitäis Terry Pratchettit. et ma olen ka fänn. minu meelest tal on jah haruldane anne, mul, kui sa seda kirjeldasid, siis mul viskas ette selle tema raamatu Morti alguse, kus surm tuleb südaööl üle platsi ja kõik on selline sünge ja õudne ja siis ta kukub kõhuli. et et noh, täpselt see. jah, Kas huumorit ei peeta sageli hästi nagu tõsiseks asjaks, et noh, et kes väga palju nalja viskavad, et siis need inimesed nagu justkui ei oska tõsised olla või et nad ei võta asju tõsiselt. et mina ei jaga seda arvamust, kuidas sinu arvamus või kuidas sinu seisukoht on? kuna ma kirjutan palju näidendeid, siis ma olen õppinud seda või aru saanud seda, et hästi tõsised teemad, millest peab rääkima, need jõuavad kõige paremini kohale läbi huumori. Ja noh, ükskõik mida ma kirjutan, et tuua tähelepanu erinevatele, noh näiteks sotsiaalsetele probleemidele, et just nali ja huumor ja selline ootamatus aitab kõige paremini seda lugu edasi anda ja tihtipeale ka lugeja nagu jõuda iseendas mingisugune selle selgusele, sellepärast et iga lugeja, kes seda võtab seda enda peale, enda elukogemuse pealt. aga kui mina kirjutan enda elukogemuse pealt, kirjutavad või loevad nemad ja seedivad või töötlevad seda infot nagu oma kogemuse pealt. aga miks sa et arvad, miks huumor niimoodi töötab, et kas ta teeb selle raske teema talutavaks, ta teeb, annab lootust, ta hoiab tähelepanu? ta teeb selles mõttes mugavaks, et ta annab märku, et ka sellise mis iganes raske teema puhul siis võib ennast vabaks lasta ja sellest on okei rääkida. näiteks kui on endal mingisugune sügav mure, siis on okei leida keegi ja kellelegi sellest rääkida. et see annab sellise lihtsalt julguse või vaatenurga või lükke enda sees selgeks mõelda. ja kui on vaja abi otsida, siis ka abi otsida. näiteks kui mõned näidendid, mis on olnud näiteks omastehooldusest või vähihaigetest või kõik nad on komöödiad olnud, siis see on pärast etendust on hästi palju inimesi ligi tulnud ja rääkinud oma kogemusest ja öelnud, et see nagu läks neile väga hinge ja aitas. noh, see on kõige suurem kiitus üldse. ma olen nõus sellega, jah. kas ma saan aru, et sind tegelikult nagu kirjanduses või ütleme, et ka sinu oma loomingus kõnetavad kõige rohkem sellised sotsiaalsed teemad või sellised noh, mingisugused niisugused murekohad? või on sul mingi lemmikteema või mingi selline teema, mille juurde sa tuled järjest aina tagasi, võib-olla teise nurga alt ja teise väikse ajadistantsiga, aga mis nagu kipub korduma? jah, ongi see, ütleme siis sotsiaalsed probleemid, näiteks omastehooldus, tervis nagu erinevad haigused, surm on väga selline suur teema, mida ma palju kasutan. ja et, et need nagu mind nagu hästi palju kõnetavad. võib-olla sellepärast, et ma ise põen sellist haruldast haigust ja ma olen selles
haigla ja tervise ja kõikide selliste teemade sees olnud kogu aeg, kas enda pealt või siis nähes enda ümber olevaid inimesi nagu sellega maadlevad. et, et see on kuidagi niimoodi välja kujunenud lihtsalt. et ma mäletan, kui ma kirjutasin ja lavastasin ühte tükki, kus oli 3 surevat vähihaiget meest. Ja see oli ülinaljakas, mis siis, et üks neist ära suri. Ja sai lõpuks nagu pisara ka vaataja. et see, noh, kõik need asjad on nagu elust enesest, et ma ise olin haiglas ja ma nägin neid mehi, kes lihtsalt päev otsa ootasid midagi. Ja ootasid, et keegi külla tuleks või, või neil nagu tervis paremaks läheks ja siis kõik see surmaosa ka. Ja seda on nagu kõige parem edasi anda just läbi sellise, kuidas öelda, et surma on hea edasi anda läbi eluterve huumori. ei, ma olen nõus, ma mõtlen, ma ei saa muiata, sest et teemad on nii tõsised, aga ma tegelikult noogutan kaasa, et Te peate, mina ise naeran kogu aeg selliste teemadele. et ma olen see inimene, kes kinos olles kohatute kohtade peal nagu naerma. jaha, tere tulemast klubisse. et kas sulle ei tundu või ma olen vahepeal mõelnud, et aeg-ajalt elu vist on selle nagu triki inimestega teinud, et need, kes mõtlevad, et ma ei tea, tahaks saada kirjanikuks või tahaks mingisuguseks loominguliseks inimeseks saada, siis et see on see üks hooletu või sihuke mõte lapsepõlves ja sa saad endale sellise kirju ja müstilise elu täis niisuguseid asju, mida teised inimesed ettegi ei kujuta, et lihtsalt, et sul oleks lugusid, mida jutustada. jah, jah. kõik inimesed on minu arust öelnud vähemalt selle lause, et oh, selle peaks üles kirjutama või sellest saaks hea raamatu või et vähemalt kõik need inimesed, keda mina oma elus kohanud olen. et isegi, kes ei ole nagu harjunud kirjutama või ei ole üldse sellist kirjainimest, aga 99% inimestest ei võta kunagi seda nagu kätte ja ei hakka nagu tegema. et sellest on nagu kahju mõnes mõttes. Ma just mõtlen, et ma sain aru, et sa tegelikult oled vist sellel seisukohal, et iga inimese elus on piisavalt lugusid, mida üles kirjutada, kui ta ainult nagu pööraks neile tähelepanu. Et no isegi kõige igavamast päevast sa suudad välja võluda paar seika, mis vääriksid võib-olla. ja sellepärast ma olen innustanud inimesi ka kirjutama selliseid lühivorme nagu minutikirjutisi, et iga päev vähemalt minuti kirjutad midagi üles. et kas mingi fantaasia või ükskõik mida, et see nagu see aitab salvestada seda iseenda elu esiteks ja aitab kuidas öelda siis loominguliselt ennast arendada või See minut lühikeseks ei jää. seda minutit võib alati pikendada, mina isiklikult, minu minutikirjutised on mõnikord ka 10 minutit ja 15 minutit. et selles suhtes see minut ei pea olema see, mis, kui ikka minut võiks olla miinimum ja kui tuleb nagu rohkem, siis on rohkem. mida rohkem, seda parem. See on nagu see WC minut, et see, kui pikk see on, täpselt sõltub, kummal pool ust sa oled. Kas sa kasutad mingeid prompte ka, sest et ma mõtlen, et kui sa iga päev kirjutad, et kas ei teki seda hetke, et sul ei ole ühel hetkel nagu pea on tühi, mitte midagi ei tule?
noh, ma tean, et tegelikult peaks olema vastupidi, et kui sa iga päev kirjutad, siis alati on midagi kirjutada, aga ikka oli neid päevi on alati, kus pidevalt, kus midagi ei tule. Mm, äh, et siis kui on need päevad, kus midagi ei tule, siis ma lihtsalt kirjutan minut aega sõnu. kui nende pealt tuleb midagi, siis tuleb või dialoog või mulle väga naudin näiteks oma kirjutistes Terry Pratchetti stiilis dialoogi, kus algavad kuskilt ja lõpevad kuskilt, aga kust täpselt ei tea esimese hooga. et, äh, et alati ei pea see, mis sa kirjutad äh, äh, olema loogiline. Kui sa selle üles kirjutad, siis see võib aasta pärast olla loogiline ja selle pealt on hea midagi näiteks kas edasi arendada või seda kasutada või mis iganes. kuidas sa nagu selles mõttes, kui sa nagu pikemaid vorme kirjutad, kaua sul see kirjutamine võtab, et kas sa kirjutad niimoodi ühe jutiga või sul on selline struktureeritud plaan, kuidas sa kirjutad või et sul on mingi kindel arv sõnu, mis sa kirjutad, kindel kellaaeg, millal? Ma oleks nii õnnelik, kui ma oleks nii organiseeritud. minu see füüsiline, kui ma nagu teadlikult midagi kirjutan, siis see kirjutamise osa, kus ma panengi sõnu paberile, nii-öelda see on nagu kõige väiksem osa. et see, enne seda on tundide, päevade pikkune selline ajugümnastika, et milline see lugu peaks olema, kuidas see lugu peaks olema. ja tihtipeale on see, et kui ma kirjutama hakkan, siis ma tean, kuhu see lugu peab jõudma. aga ma ei tea, kuidas ma sinna jõuan. siis ma hakkan kuskilt otsast pihta ja siis vaatan, kuidas ma sinna saan. et, ma olen kirjutajana küllaltki kaootiline. selline pigem spontaanne kirjutaja. ma olen pigem spontaanne kirjutaja, et mulle meeldib alustada otsast peale ja siis jõuda lõppu välja. ma küsin selle küsimuse, et palju sul poolikuid asju on ja et kas need on kuidagi võrdses seisus sellega, mis sa oled suutnud ära lõpetada ja ja siis, et kas sul on ka sellist loomingulist ummikseisu, et nagu noh, mitte midagi ei tule või et kui sa paned sõnu paberile, siis nagu kuidagi tundub, et päris pikalt nagu midagi ei kliki kuhugi ja see lihtsalt ei toimi ja ei sobi ja ja mis mul teed? on need ummikseisud on tavaliselt seotud mu oma tervisega. et kui mul on nagu tervis kehva, siis on kehva või äh, aga neid poolikuid asju, ma arvan, et mul on igal pool kaustades ja pilvedes ja CD-del ja mälupulkadel on igasuguseid poolikuid asju, mis on endiste pruutide käes on mingisugused lehed, mingi keskkooli ajad, mis on lihtsalt nõmedad, koledad, sellist ila täis, mis mis vahepeal nagu kuskilt välja ilmuvad. oi, Janno, mäletad, sa kirjutasid selle salvestuse, siis ma loen, siis ma, joh, ei tea, mis mul arus oli. Et ma arvan, et neid poolikuid asju on mul palju rohkem, sest kui ma nagu teadlikult midagi kirjutan, kas siis nagu tellimustööna või ise, et siis ühest noh, näidenditest, kui rääkida, siis mul on igast asjast on mul vähemalt 5-6 versiooni nagu, nagu tekstis. sellepärast ma tavaliselt ei ole kunagi rahul oma asjaga, mis ma kirjutan ja siis
Õnneks mul on sellised nõudlikud inimesed mu ümber, kes julgevad öelda, kui midagi on kehva. Ja tihtipeale saab niimoodi, et sellest 5 versioonist saab ühe normaalse koha. Sest mul on see häda ka, et kui ma lõpukirjandit näiteks kirjutasin, siis ma kirjutasin mustandi valmis ja siis mul hakkas igav ja ma kirjutasin mustandi täiesti uuel teemal nagu. Ja õpetaja ütles mulle pärast, et ma oleksin mustandi ees rohkem punkte saanud kui mustandi ees. Ja nende, kui ma nagu kirjutan tööalaselt midagi, siis ka tihtipeale ma selle asemel, et kasutada ära neid häid kohti, mis on õnnestunud, ma kirjutan kõik uue nagu lihtsalt. Et see on nagu selline ma ise võtan seda kui miinust, et mul on lihtsalt hakkab igav sama asja. kas see ei ole mitte nagu arendav, just vastupidi, et noh, selles mõttes, et kui sa treid ühte asja nii lõpmata palju. kirjandi osas ma võin öelda, mul läks täpselt samamoodi. Ta on kindlasti arendav, aga kui mingi asi peab nagu valmis saama mingiks tähtajaks, jah, et siis ta on natuke kehva nii-öelda. Ja mulle ei meeldi oma tekste nagu lugeda uuesti üle. Et sellest hetkest alates, kui ma nagu toimetajale saadan, siis ma rohkem ei taha nagu toimetaja saadab mulle tagasi, loe üle, mis sa arvad. Sest ma kipun jälle parandama ja ümber kirjutama ja siis nagu, et mu see näidendi kogumik, mis mul on avaldatud, et seal on ütleme siis minu esimesed näidendid, kust ma loodan vähemalt, et ma olen edasi arenenud ja ma ei suuda seda lugeda. See nagu selles mõttes, et sest siit võiks midagi, selle võiks teistmoodi teha, see on täiesti kohutav ja niimoodi. Et ma pigem lasen teistel inimestel lugeda. milline on sinu meelest hea lugu, et kas oskad nagu sellist retsepti anda? Head lood minu enda jaoks, ma ei saa rääkida nagu kõikide inimeste. Minu enda jaoks on head lood sellised, kus on palju kavalaid nüansse, noh nagu Pretzetil on või Kivirähul on, kus on nagu sõnadega mänge või mingeid asju on nagu räägitud teise nurga absurdi nagu komöödiakirjad, kes meil kõik on. Mis minule endale meeldivad, head lood on need, mis pakuvad sellist lõbusaid vimkasid. Näiteks kui keegi teab, selline lavastus oli nagu Skangpoomi, kus Andrus Vaarik mängis sellist noort miilitsapoissi, kes oli väga selline heatahtlik kas see oli ja, see, kus oli pronokkimine või? ja see täpselt sama, no ma geniaalne. pealkirja ei mäleta, aga see, ei, mul tuleb meelde, see oli väga lõbus. Juba nagu lapsed telekas näitas teleteatrit ja see oli lihtsalt nii geniaalne lavastus. ma olen nõus, jah. Ja noh muidugi see kõikide lemmik armastus 3 apelsini vastu. Et ma nagu enda tekstides ja lavastustes nagu üritan ka, või mitte ei ürita, mulle meeldib lihtsalt teha nagu lihtsalt lollitada. Et kõik arvavad, et ma teen suurt kunsti, aga ei, ma lihtsalt enda jaoks ma lihtsalt kirjutan lollusi. Sest kui ma olin kunagi koolis ja üritasin alguses kasvõi kirjandeid või asju kirjutada põhikoolis,
siis ma sain pidevalt nagu nii-öelda pähe selle. Ma kirjutasin lollusi ja ajasin lolli juttu ka. Et mulle anti nagu mõista seda, et selliste asjadega ei jõua kaugele, sa pead kirjutama normaalselt. Äh, ja nüüd on see minu amet põhimõtteliselt lolluste ma just kirjutamine ja ütlen, et minu meelest sa oled kaugele jõudnud, sul see auhindade nimekiri oli väga pikk. jah, et kui mind lõpuks lasti nagu, anti mulle see võimalus või sunniti, et nüüd sa võid, siis ma hakkasin konkreetselt trotsist hakkasin kirjutama kõike, mis mulle endale meeldis. Mulle endale meeldib see, kui mul endal on lõbus. Ehk siis, kui ma kirjutan mingi teksti valmis, siis nagu näidenditeksti näiteks, siis mulle väga meeldib, kui näitlejad võtavad selle teksti ja hakkavad veel selle peale edasi arendama mingeid asju. kõik selline spontaansus veel juurde niimoodi. Et iga kord, kui ma lähen kas proovi või etendusele, siis on mul ka endal huvitav, et kaua ma seda ühte sama asja vaatan. et ma saan aru, et kui sa kirjutad, siis sa tegelikult sageli kirjutad iseennast silmas pidades. aga sa oled kirjutanud ka noortele. et ma saan aru, et sul on siiski erinevad sihtgrupid. et kas noortele on kuidagi teistmoodi kirjutada kui näiteks täiskasvanutele või lastele? Noortele on selles suhtes keerulisem kirjutada, et ma võib-olla muutun täiskasvanulikult vabaks, et ma lähen liiga julgeks mingite asjadega, mida võib-olla ei ole, mis on kohatu lastele öelda, võib-olla, kuigi neile endale meeldiks arvatavasti, aga mul on üks neiu, kellega ma kirjutasin raamatu Tegemata tegemist. tema nimi on Anne-Mai Teevahi, kes ise on luuletaja ja näitleja. ja siis temaga me kirjutasime tema pojast, kes on selline teismeline, 14-aastane, nüüd saab juba 15. siis me tahtsime talle nagu anda teada ja kõikidele temaealistele lugejatele, et kõik saab korda. Et praegu see iga ongi selline, kus kõik tundub nagu täiega pees olevat, aga tegelikult ei ole. Tegelikult kõik on normaalne ja saab korda, et ka sinust saab inimene, sest kui mina selles vanuses olin, siis mina arvasin täpselt samamoodi. no see on võimatu, ma ei saa olla nii halvasti kokku pandud inimest kui mina. ja ma näen, selleealistel noortel on täpselt samasugused sisemised arenemised ja välimised arenemised ja emotsioonid, mis käivad üle pea, aga mulle meeldib kirjutada niimoodi, et kui seda raamatut loevad ka täiskasvanud, siis neile tuleb endale see meelde ja neil on oma huumor kuskil taustal olemas. ja samamoodi, et oleks ka lapsel naljakas, sest läbi huumori jõuab ka lapseni kõige parem. Ka ilma Anne-Marita ma ei oleks osanud niimoodi kirjutada, et see nagu söödav oleks kõikidele lastele. Et siin vanemad küll tihtipeale ka vahepeal ikka ütlevad, et kuule, ma ei tea, ma pidin oma lapsele seletama, mis on pornoajakiri. Aga see ongi see eesmärk, ja lapsed omavahel suhtleksid ja nagu, et see laps saaks vanema käest mingisuguse selgituse, et mis asi see ja mis asi too. ja muidugi teine asi, mis oli keeruline, oli see, kui mina olin nii vana, siis aastad olid veel 90, 2000-ndate algus. siis oli veel paberist päevik näiteks. ühe loo me pidime ümber kirjutama puhtalt sellepärast, mina kirjutasin ka selle paberist päeva, oli kõik internetis. ja et kui kiiresti vanemad saavad teada, et sul 2 on või sellised asjad. väga kiiresti.
väga kiiresti, nad kohe emaili pealt kohe vaatavad. et vanasti ikka sa said mitu päeva peita seda valikut ja mingit kirja, mis sulle kaasa. et, et jah, et selles mõttes on, et on, võib-olla ma ise olen natukene iganenud mõnedes asjades, aga üldiselt on teismelise iga on täpselt samasugune. lihtsalt sellist võib-olla tänapäeva lastel või noortel on nagu raskem, sest seda internetimüra ja moodne sõna influentsi on liiga palju, kui meil oli. aga samas, kui mina nagu noor olin, siis meile ei räägitud midagi. mul ei olnud näiteks seda seksuaalkasvatuse tundi koolis või kui, kui tekkiski mingi, ei, lapsed ei tohi sellest rääkida. aga huvi ikkagi oli. ja ma mäletan, et see, kui tuli see Berti päevikud, kui ma lugesin esimest korda. ja mäletan, ka mina siis olen neid lugenud. see oli nagu geniaalne raamat ja Anne-Mai poeg samamoodi. me muidugi, mina ja Anne-Mai oleme hästi sellised kirjanduslikud inimesed ja kui ta hakkas lugema, siis andsime talle raamatuid, kinkisin talle paljusid raamatuid, mis mu enda lemmikud. tema jaoks olid igavad need raamatud. ja siis ükskord sattus talle kätte Berti päevik ja ta lihtsalt neelas selle läbi. nii et me põhimõtteliselt ostsime vanaraamatukauplustest, ostsime terve selle seeria Berti päevikud ja ta lihtsalt luges need kõik läbi. Neid on vist mingi 20-30 tükki, eks ju? midagi sellist jah. terve riiuli või? jah, põhimõtteliselt ja siis me nagu saime nagu aru, et vot see on see teema, mis nagu noortele korda läheb ja see aitaks neid, kui me nagu seletame, see oleks naljakas, nad saaksid oma ema või ema-isaga nagu suhelda mingitel teemadel. ja täiskasvanud oleks ka lõbus lugeda seda ja pluss veel see, et kui me nagu käime koolides sellest raamatust rääkimast ja teismelise eluängidest üleüldiselt näitamaks, et ka meie kasvasime nagu normaalseks. et siis me räägime oma elust ja hästi palju on sellist nagu tagasipeegeldust noortelt, et mul oli ka täpselt selline asi, et kust te teadsite. aga me nagu räägime sellest niimoodi, et see noor inimene, 14-15 aastane noor inimene ei tunneks, et ta oleks nagu alavääristatud või ta oleks nagu loll. ta on nagu meiega täpselt samasugune võrdne inimene kõikides oma, ütleme, ebatäiustest ja täiustest. et sihuke, näiteks see, et mind narriti, et ma liiga pikk olin koolis ja Anne-Mai poega narritakse, et ta liiga lühike on koolis. ja siis. seal ei ole üldse õiget varianti, mis sa koolis saad olla. liiga pikk, liiga paks, liiga peenike, liiga tark, liiga loll, kõik on halvasti. mul habe ei kasva, siiamaani ei kasva korralikult, aga teistel olid juba selline asi. ja siis mõned poisid, jaa, mul täpselt seda. et see on hästi tobe iga, kus sa istud oma kehas ja tunned ennast nagu ebamugav. nagu oleks pidevalt püksi lasknud, selline hästi ebamugav on olla. ja ainult ise tunned keegi kõik see sotsiaalne suhtlemine, et nagu tüdrukud pakuvad huvi, aga alati kui tüdrukutega suhtled, siis nagu ei tule ükski ei ole lihtsalt lahe.
ma teen järeldusel, et ma ei Siuksed. ole puberteedist edasi jõudnud, sest ma tunnen ära kõik oma probleemid praegu, mis sa kirjeldad. mul on samamoodi, ma küll käin seal koolides rääkimas, et kõik saab normaalseks, kui ise ei tunne. et mulle oleks nii tore, kui keegi saadaks sõnumi, kuule, kõik on korras. niimoodi paar korda nädalas, et see täiesti. see on, see on see, kusjuures see, et kõik on korras või kuidas sul läheb või sellised asjad on nii alates lasteaiast kuni äh, kõrge hooldekodu vanuseni välja on täiesti omal kohal. et mõned asjad ei muutu. ja see on minu meelest selline kummaline paradoks, et inimesed on unikaalsed, aga probleemid on universaalsed. et see kuidagi nagu satub niimoodi. ja siis see üllatus alati, et oo, sul on samamoodi halvasti, et see on nagu noh, et alati inimene mõtleb, et see on minu unikaalne probleem, aga tegelikult mitte. Me tavaliselt lõpetame need intervjuud sellega, et ma küsin mingisuguse nipi või sellise nõuande sellisele inimesele, kes ei ole midagi veel valmis kirjutanud, aga väga tahaks või tahaks väga kuidagi avaldada või tahaks väga kirjanikuks saada. Oskad sa anda mingisugused nipid ja nõuanded ja ma arvan, et sinu suust need kõlavad hästi, sest et sul on nii palju auhindasid. kuidas kirjutada niimoodi, et auhinnad hakkavad tulema? kirjuta niimoodi, et sa ei kirjuta auhindadele, kirjuta lihtsalt lollusi. minu nõuanne on kirjutada niimoodi, nagu tuleb. et ei tasu mõelda selle peale, et ei oska kirjutada või see, mida ma kirjutan, on halb, sest ei ole valesid asju tegelikult. mina näiteks ei oska kirjutada, ei oska panna komasid või kirjatehnika on mul selline, nagu ta on, õige kiri. aga mul on inimesed selle jaoks, kes toimetavad ja ma ei ole suutnud ära õppida, kuidas panna kirja vahemärke. aga see on okei, et saab ka niimoodi kirjutada nauditavaid asju ja kirjutada nii, et sulle endale meeldib. isegi kui see on kõige ebaloogilisem asi, ainult mingi 2-3 sõna kirjuta. ära nagu või ära mõtle niimoodi, et mul ei ole midagi. lihtsalt kirjuta suvalisi asju. niimoodi tulevad kõige suuremad kunstiteosed. ja kui oled mõelnud, et sellest saaks mingi hea lugu, siis kirjuta kohe ülesse, sest homme seda lugu enam ei ole. jah, need olekski minu nõuanded. väga, väga hea, aga sellega vist ongi hea mõelda selles mõttes, et küll on hea, et me selle loo saime purki, jah, sellepärast et homme teda enam sellisena ei oleks olnud. täpselt. et väga huvitav oli sinuga vestelda, aitäh, nägemist. aitäh, mul oli ka huvitav, nägemist.